Grete otsustab uurimistöö teha munadest. Ta tahab välja selgitada, milline on munade keemiline koostis. Täpsemalt, kui palju on munakoores kaltsiumkarbonaati. See on tema töö uurimisküsimus. Uurimisküsimus on sinu töö vedav jõud ja sellest sõltub, kui palju või vähe sul tuleb lugeda, kui lihtne või raske on sul vajalikke andmeid koguda, kui kiiresti jõuad töö valmis kirjutada ja lõpuks, mis tundega sa kaitsmisele lähed. Jasperit huvitab hügieen ja sellepärast otsustab ta uurida meie kooli õpilaste kätepesuharjumusi. Uurimisküsimus võib olla ka see, kui kiiresti kasvab muru või kust tuleb raha. Samuti saab uurida kodukoha ajalugu või mõne inimese elulugu. Siin peaksid mõtlema sellele, et su uurimisküsimus oleks võimalikult kitsas. Kõiki ja kõike sa uurida lihtsalt ei jõua. Otsi midagi, millele sa suudad vastuse leida. Mõnikord ei suuda sa kohe täpset uurimisküsimust püstitada. Siis võib aidata see, kui sul on hüpotees. Hüpotees on see, kui sa arvad, et miski on kas nii või teistmoodi. Näiteks on sul hüpotees, et pruunide munade koortes on kaltsiumkarbonaati rohkem kui valgetes. Või siis on sinu hüpotees, et Viljandi õpilased räägivad kohalikku murret vähem kui Võru õpilased. Iga hüpotees peab olema kontrollitav. See tähendab, et seda peab saama kuidagi mõõta, tõestada või ümber lükata. Ükskõik kui täpne su uurimisküsimus on, peaksid juba uurimistöö alguses kutsuma endale kellegi juhendajaks. Juhendaja on inimene, kes aitab sul teemat valida, sobivat kirjandust leida ja uurimisküsimust sõnastada. Mina uuriksin midagi konkreetsemat, näiteks adrenaliini või serotoniini või dopamiini. Enamasti on juhendajaks su õpetaja. Õpetaja kõrval võib olla aga ka kaasjuhendaja ja see võib olla ka keegi väljastpoolt kooli. Näiteks võib sind juhendada mõni su pereliige, kellel on huvitav amet, ema, isa, tädi või onu. Juhendada saavad ka vallavalitsuse töötajad või sinu treener või kooli kokatädi. Enamasti, mida rangem on juhendaja, seda parem näeb sinu töö lõpuks välja. Sellepärast peaksid olema julge ja leidma endale just selle õige. Võib-olla aitab sind ülikooli tudeng või lausa professor.